Täna käime üle kõik olulise, mis käib talvise kalapüügi juurde. Esimese asjana näitame siis ritvasid ja meil on siin väga äge valik erinevaid sikuska püügi ritvasid. Meil on balalaikad, on viivipüügi jaoks erineva pehmusastmega kaikaid ja siis on ka Pärnu kombain, mis on siis eelrakendatud, meil saad kohe ilusti niimoodi valmis kujul soetada, ise midagi rohkem tegema ei pea. Siis on meil siin veel väga lahe valik niisuguseid kergemaid sikuritvasid, teleskoobid ja need on head balansiiride või kergemate sikkudega püügiks. Ja siis, mis meil veel on ägedat, on siin natukene sihuke kangem kohakaigas, kuhu siis rulli peale ei käi, et siis saad tamiili siia ümber kerida ja siin on nagu näha kohe, et see paine on siukene natukene väiksem ja tugevust ja jäikust sellel laikal on. Käsitöörittadest on meil siis kaks varianti Muksi poolt. Üks natukene tummisem, mida saab siis raskemate kolmkantide puhul püüda ja teine natukene kergem sikurit. Varustuse hulka võiks kuuluda ka veel jäänaastud ja naastrid. Kui vette kukud, siis naastritega saad sa oluliselt paremini ennast välja aidata ja naastudega sa lihtsalt vähendad libisemise ohtu, kui peaks kiilas jää olema. Undasid saad sa soetada nii rakendatud kujul kui rakendamata kujul. Antud siin on siis rakendamata ja siin on siis valmis rakendatud und ja kindlasti tasuks võtta omale kaasa üks hulp, et saaks ikka seda sousti ja suppi keerutada seal. Põiklandid Rapalalt ja Krappalalt. Püstlandid Jakilt, Asserilt, Akaralt, Nordwatersilt ja Jasud. Talipüügil on väga oluline nüanss, kombe, õige riietus ja siin on meil siis Kinetiku ujuvad kombed, on Vestinilt kaks erinevat varianti, on V4, on V6 ja kes vähegi püüda mõistab, siis kombede emade ema, Vestini V4. Ja kindlasti ära unusta kelku ja puuri.